ja toimub siis WRC auto proovimine. Nagu näha, number ka selline ja vaatame siis, kuidas noorsportlasel välja tuleb esimene sõit siis WRC autoga. Selline näeb siis auto seest välja. Vot nii. Ja nüüd siis Sander Pärn esimest korda WRC auto roolis. Nüüd on minek. See kurv vist tuleb päris hästi välja. Hakkab joonistama. Sander on välja. Nii Sander siis nüüd seletab seal ProDrive'i onule, et ei olnudki nii raske. Saime 3 lisaringi. Täna siis 10. mail aastal 2012 sain siis lõpuks WRC auto nagu ära proovida, et kui 8 aastat tagasi aastal 2004 12-aastaselt sai esimest korda Ford Fiesta rooli istutud, millega ma siis rahvarallit hakkasin sõitma, siis ei oleks küll uskunud, et nii kaugele nagu läheb see asi, et saab nagu WRC auto rooli ka keerata. Et nüüd täna avanes siin võimalus Birminghamis, Inglismaal ProDrive'i tehase testirajal proovida WRC autot ehk siis mini WRC-d antud juhul ja rada oli lühike 1,5 kilomeetrit umbes, aga selle lõigu peal oli nagu nii teise käigu kurvi, üks tagasipööre, 3., 4. käigu kurv kui ka 5. ja 6. käigu kurv, et kõik elemendid olid olemas ja rada oli nagu õisest sajust natukene veel niiske, et sõitsime pehme rehviga, et sai nagu 2 tagasipöördes isegi nagu külge ees proovida sõita, tunnetada, et mismoodi on käsipiduriga nagu minna ja siis nagu gaasi peal hoida, et see on nagu hoopis jah, selles olukorras käitub nagu WRC auto hoopis teistmoodi kui minu praegune ralliauto, et hetkel sõidan ma siis N-rühma Subaruga, mis ei ole nii tugev ja vastupidav auto, et kaalub 200 kilo rohkem ja käigukast ja vedrustus on kõik teistmoodi, et olen nagu väga tänulik Marko Märtinile, kes nagu sellise võimaluse meile pakkus, et tema kaudu me nagu seda proovima saime minna aga sellel aastal ise võistlen ikka N-rühma Subaruga edasi, et üritan olla Eestis, Lätis siin hästi kiire ja eesmärk on ikkagi kogu aeg areneda ja loodame, et see tänane WRC proovisõit ei jäänud viimaseks korraks WRC sõiduks minule.